asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juhtimiskoolitajad Airi Nurmeots ja Ruti Einpalu arutavad, kas keerata vasakule või paremale, põhja või lõunasse või muidu võid sattuda tupikusse. Jälgi päriselu juhtumitega juhtimispodcasti. Juht ristteel. Tähelepanu, tegemist on päriselu juhtumitega. Enne pimesi kasutamist soovitame järele mõelda. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu Ruti ja Ailiga. Juht ristteel. Olen osakonna juhataja. Meie organisatsioonis on kärped ja pean koondama ühe töötaja. Valikud on keerulised, kuna tööd on kõigil palju. Olen otsustanud valida inimese, kellel on kõige vähem vajalikke kompetentse. See on Mati, kes hakkab pensioni alla lähenema. Olukorra teeb raskeks see, et Mati on olnud meie osakonna tugisammas. Ta on ammustel aegadel meie osakonna loonud, enamiku meie tiimi liikmetest värvanud ja välja õpetanud, kaasa arvatud ka minu. Viimastel aastatel on aga keskkonnas palju muutunud. Tarkvara, millega me töötame ja tehnilised lahendused on täiesti uued ja uuenevad kogu aeg. Mõned asjad on ta selliks õppinud, aga mõningad asjad ei ole suutnud selliks saada ja neid teen mina tema eest ise. Senimaani on see olnud mulle OK, aga nüüd uues olukorras, kus tööd lisandub, enam samamoodi ei saa. Kuidas koondamisvestlust läbi viia võimalikult inimlikult? Tere, hea kuulaja! Mina olen Aili ja minuga koosin siin Ruti ja täna võtame ette Riina loo, kus räägime siis olukorrast, mida tõenäoliselt ükski juht väga kogeda ei taha, aga tõenäoliselt nii mõnedki meist ühel päeval peavad sellega silmitsi seisma. Räägime siis täna koondamisest. Ja tere ka minu poolt. Ja Riina küsib nõu siis olulise inimese koondamise kohta. Mina tegelikult arvan, et koondamisvestlus ja koondamine on alati raske protsess ja raske vestlus. Ükskõik, kas siis inimene on oluline või mitte. Või ma ei tea, mis sa arvad, Airi? Ma olen väga nõus, et koondamine on igal juhul raske ja mul tuleb kohe siin meelde mitu erinevat lugu tegelikult. Minu esimene koondamine, mis oli väga keeruline, aga võib-olla kõige keerulisem koondamine minu juhi karjääris on olnud see, kus ma 17 inimesest pidin koondama 10 iseenda siis nende hulgas. Ja ma mäletan, et sellega kaasnes ikkagi väga palju unetuid öid, väga palju sellist ärevust ja muret, et kuidas ma ikkagi koondan need inimesed, kellega koos ma olen nii pikka aega koos töötanud, mõnega lausa 15 aastat. Ja võib-olla kõige keerulisem selle juures oli toona minu jaoks see, et ma ei saanud sellest tegelikult pikalt ette rääkida, sellepärast et või lõppkokkuvõttes ikkagi me rääkisime päris pikalt ette, aga kohe alguses ma ei saanud seda rääkida, sest tegemist oli struktuuri muudatuse protsessiga, kus siis muutsime ettevõtte toime loogikat. Ja see võib olla tegelikult väga sageli see, et juhid ongi samas olukorras, et nad ei saa rääkida ja see teeb siis asja veel raskemaks. Ja mis siis juhtub on tegelikult siis see, et niipea kui on tegemist raske vestlusega, siis tegelikult meie head normaalsed suhtlemisoskused jätavad meid tegelikult maha. Päris kurb. Jah, aga just päris kurb, jaa. Aga alustame äkki hoopiski seekord nüüd koondatavast. Ehk siis Riina loos on Mati see, kes siis keda koondatakse ja püüame aru saada, mida Mati või mida üks inimene võib tunda, kui ta saab koondamise teate. Ja, aga oled sa Ruti nõus minema Mati sussidesse, ehk et siis see inimene, keda koondatakse, et kuidas ta siis võib ennast tunda. Isegi siis, kui see koondamine võib-olla on kuidagi hästi põhjendatud, siis tõenäoliselt on see ikkagi väga raske teade inimesele. Jaa, no ma arvan, et kõigepealt see on ikkagi šokk, et see on ehmatav, see nii-öelda lööb hinge kinni, võib-olla ma hetkeks isegi kivinen, tunnen meeletut segadust, seal on hirmu, teadmatus, võib-olla ma võin alguses isegi arvata, et äkki midagi on segi läinud. No siis sellega kaasneb tõenäoliselt see, et kui keegi mulle räägib või mis iganes, siis ma tegelikult ei kuula seda, mida mulle räägitakse, mida mulle seletatakse
ja väga sageli on siis nii, et kui keegi räägib mulle, siis ütleb, et nüüd see toimub, eks ole, siis mu peas mulle jäävad pähe kumisema teatud mingisugused kummalised fraasid ja need fraasid võivad mulle jääda kumisema tegelikult aastateks ja aastakümneteks ja need võivadki jääda minuga kaasa. Ja siis ma arvan, ikkagi tuleb see valu, kibedus, peas võivad olla mis iganes küsimused, mis nüüd saab, kuidas ma edasi lähen, kui mul on, ma ei tea, 5 aastat pensionini, kuidas ma hakkama saan, mida teised arvavad minust, mind koondati, kas ma kukkusin läbi, kas ma ei saanud hakkama, miks just mina, see polnud õiglane, ma nii pingutasin, ma olin kõigega nõus, ma tegin kõike, miks just mina. Ja üldiselt on siis tegelikult ikkagi see, et minu enesekindlus saab alati löögi. Ja ma arvan, et küsimus ei olegi mitte niivõrd sellest, kas minu enesekindlus saab löögi, et ta saab löögi, vaid küsimus on tegelikult selles, et kui kiiresti ma sellest löögist toibun. Ja et see on siis see, mida väljamaise sõnaga nimetatakse resilience'iks, eks ole, ehk siis eesti keeles öeldakse säilenõtkus, et ma saan löögi ja nüüd on küsimus, et kui kiiresti ma toibun, et kui jonnipunni lükkad pikali, ta läheb pikali, aga tõuseb üles tagasi. Ja, et see, mida sa tegelikult kirjeldad, need on niisugused tüüpiline ka leinaprotsess, mida üks inimene läbib, kui ta saab mingi taolise teate, sest ilmselgelt see on ju kaotus, see on kaotusvalu, ja käivituvad sarnased protsessid nii, kui sa kaotad mõne lähedase inimese või juhtub midagi hullu kuskil mujal, et selles mõttes saab seda vaadelda sellisena, et sa kirjeldasid ju alguses ka kohe, et on see šokk, on ju esimene, et kui me räägime leinaprotsessist, on ju, siis esimene ongi šokk ja eitamine, et ma ei saa päriselt veel aru, mis minuga toimub, ma eitan, et see kõik ei saa praegu minuga juhtuda, on ju, ja tegelikult selle šoki eesmärk on sind tegelikult kaitsta, sest see on niivõrd ehmatav, see esimene uudis, et ta tõmbab, sinu keha tõmbab kuidagi pingesse, et sa ei saaks liiga palju haiget. Nii et see on täiesti normaalne esimene reaktsioon. Peale seda, kui see esimene reaktsioon on mööda läinud, siis võib tekkida vihafaas. Et ma võin saada isegi pahaseks ja vihaseks, et miks just mina, miks minuga nii tehti, see on täiesti ebaõiglane, keegi teine oleks pidanud hoopis olema minu asemel, on ju. Ja sealt edasi... Rusikad on taskus. Rusikad on endal taskus täiesti, eks ju. Ja võib-olla ma jõuan sealt isegi kauplemise faasi, ehk et ma hakkan mõtlema, et aga kui, et tegelikult ma ei ole nõus sellega, et ma ei tea, et miks nüüd mind siis ikkagi koondati, et keegi teine oleks pidanud olema minu asemel. Ja kui öeldakse näiteks, et nüüd tuleb mingi muutus teha, mul ei ole selleks oskusid, siis ma võin öelda, aga ma olen õppinud, ma juba tegelikult teen teisiti, ma juba olen kõike seda teinud. Ja et ühesõnaga tekib tunne, et tahaks seda otsust tagasi pöörata, aga see on suhteliselt ebatõenäoline, on ju. Ja tegelikult need faasid võivad kõik läbi segisin käia edasi-tagasi risti-rästi inimesele üle. Aga sealt edasi võime jõuda siis kurbuse faasi, ehk et kui me oleme sellest kauplemisest ka üle saanud, et me enam ei püüa leida taganemisteed, siis me jõuame enamasti sellisesse sügavasse kurbusesse. Et ma saan aru, et siin ei ole enam midagi teha, see nüüd nii on ja ma tajun lihtsalt seda, see on nüüd see võib-olla see leinaetappi kõige sellisem tajutavam lein võib-olla. Sissepoole pööratud, eks ole, ma enam ei käi ja ei räägi vihaselt kõigile suitsunurgas, et mis nüüd toimus, vaid ma pigem olen siis sissepoole. Ehk siis siin võib ka olla depressiooni mõnikord, eks ole. Võib-olla ka võib viia kuni depressioonini, Ja sellele sügavale sissepoole pööratud kurbusele siis järgneb tegelikult leppimine. Ehk siis ma saan aru, et nii on, midagi ei ole parata. Nüüd see juhtus, eks ole, see koondamine, minu ja selle organisatsiooni suhe, kõik see on läbi ja tegelikult siit sellest leppimisest nüüd algab tegelikult vaikne paranemine. Ehk siis, et kuhu ma selles paranemisprotsessis ja toipumisprotsessis jõuan, seda ei ole teada, aga sellest hetkest algab siis leppimine. Ja kui ma coachingus näiteks inimestega räägin
ja nad on siis koondamise tõttu lahkunud ja nüüd on uute valikute ees, siis ma üritan alati aru saada, mis faasis nad on ja tihtipeale nad ütlevad, et nad on leppimise faasis, aga tegelikult ma saan aru, et ikkagi kõik see kurbus ja kõik see on ja võib-olla isegi veel kauplemist on seal suuresti sees. Ja, et see näitabki seda, et me tegelikult käime nagu, see võib risti-rästi olla, et me juba oleme natuke leppinud, aga siis me jõuame tagasi ikkagi kauplemisse või kurbusesse ja siis nagu kuni need kõik see protsess on lõpuks maha käinud, et siis ja nüüd, kui see leppimisele järgneb, siis tegelikult selline katsetamise ja proovimise faas. Et näiteks oletame, et mind koondatigi ära ja ma olen kodus ja mul ei ole midagi teha, ma hakkan katsetama ja proovima, mida võiks teha, loen, sirvin, proovin mingeid vanu asju, soojendan üle, katsetan ja proovin. Võib-olla ma vaatan ka, et teised juba edenevad, mõned teised on juba midagi leidnud, need teised, kes koondati, need teevad hoopiski seda, vaatan natuke tasapisi, hakkan neid ka matkima, eks ole, ja hakkab juba paremaks minema. Ja nüüd, kui ma siis leian midagi uut, siis seda nimetatakse selles leinafaasidest tähenduse leidmiseks. Ehk siis, ja kui ma nüüd sellele uuele tegevusele tõesti leian uue tähenduse ja integreerin sellega oma mina pildiga, siis tegelikult ma võin nüüd sellest leinaprotsessist, sellest kriisist väljuda hoopiski kõrgemal tasemel, kui ma sinna sisenesin. Mul tuleb meelde siinkohal oma ema lugu, kes koondati mõned aastad enne pensionini minekut ja räägin natukene sellest taustast, et ta on oma hariduselt lasteaiakasvataja, 15 aastat kunagi siis olnud lasteaiakasvataja ja seal, kui väikeses maakohas lasteaed kinni pandi, siis ta liikus sellisesse lihtsamaid tootmistöid tegema ja tegelikult see viimane töökoht, kus teda siis koondati, oligi selline nagu natukene lihtsam töö, mis ei olnud tegelikult üldse tema erialane töö. Ja see, kus teda koondati, siis tundus esialgu tõepoolest, et see oli selline nagu šokk, et mul on ainult paar aastat pensionini ja et mis ma nüüd teen ja mul ei olegi enam mingisuguseid variante ja et äkki nüüd nii jääbki, et ma ei leiagi endale enam tööd. Täielik õudus ikkagi, meie lähedastena ka olime ikka täitsa paanikas, et mis nüüd siis ikkagi edasi saab ja tegelikult kui siis tekkis see selline natukene rahunemise ja selline leppimise faas, siis ta läbi Töötukassa sai endale siis puuetega inimeste tugiisiku koolituse ja läbi selle ta jõudis tagasi uuesti lasteaeda tööle. Ehk et ta töötas veel väga pikka aega, veel ka 10 aastat peale pensionini jäämist, uuesti lasteaias, nii nagu oli tema varasem hariduskäik. Ja siis juba puuetega lastega lasteaias? Jah, siis ta oli puuetega laste tugiisik ja oli seal ka, siis ma ei tea, tänasel päeval vist nimetatakse abiõpetajateks või kuidas neid siis nimetatakse. Nii et igatahes kokkuvõttes see koondamine toona, et küll esialgu tundus, et see on väga ebaõiglane ja et see kuidagi ei olnud üldse tore uudis, aga lõppkokkuvõttes me ei tea kunagi, kuidas see võib hoopis positiivselt meile tagasi mängida, sest ma üldse ei usu, et ta oleks veel 10 aastat pensionil olles seal tootmisettevõttes edasi töötanud, nii et igati, et vahel võib see koondamine ka päris tore olla. Ehk siis tegelikult, kui ta läbis kõik need kriisifaasid ja jõudis sinna uue tähenduse leidmiseni, siis ta leidis uue tähenduse, kus ta tegelikult sai teha selles, mida ta oli õppinud, kus ta oli edasi arenenud ja ta jõudiski tegelikult kõrgemale tasemele sellest kriisist väljudes. Kui enne. Absoluutselt. Ja tegelikult. Ja mis selle kohta võiks siis öelda, on siis tegelikult see, et kui meiega juhtuvad rasked asjad, siis enamasti on kogu aeg tegemist sellega, et me ei näe suurt pilti, et need rasked asjad toimuvad ja meil võibki olla selline tunne, et elu on läbi. Kui me saaksime zoomida ja tõusta kõrgele kuhugi õhku ja näha siis iseennast 10 või 20 aasta pärast, siis me võime tegelikult võib-olla avastada, et kõik teed viivad Rooma ja et sellel käigul oli mingi mõte, aga sellel hetkel on seda tõepoolest väga raske näha. Ja kõik teed viivad Rooma, et meil on siin ka juht ristteel, eks ole.
just. jah, aga ma tahaks tegelikult seda öelda, et me oleme nüüd praegu rääkinud hästi keerulistest juhtumitest, et kui see koondamine ikkagi mõjub inimesele šokina. Ja tegelikult ta mõjub šokina, mõnikord võib see juhtuda ka nii, et ma tean, et see minu ametikoht läheb varsti koondamisele, ma olen nagu mõttes sellega juba leppinud ja siis, kui see juhtub, siis ikkagi on see nagu šokk ja totaalne üllatus. Aga ma usun, et siin meil võib olla ka kuulajad, kes ütleb nii, et väga tore, ma ise lasen ennast koondada, ma ootan koondamist, ma olen seda juba ammu planeerinud, mul on nii kõrini super tore, et mind koondati. Aga neid juhtumeid me täna ei vaata. Jah, no neid juhtumeid me täna ei vaata ja meil on ikkagi ju täna siin Riina lugu, kus tema seisab siin ristel ja tal on vaja minna olulist inimest koondama enda jaoks, nii et vaatame siis äkki ka seda, et mida juht siis mõtleb. Ja, teeme väikese käiguvahetuse ja siis nagu ma juba enne ütlesin, on see raske vestlus ka juhi jaoks ja et kui on rasked vestlused, siis tavaliselt juhtub see, et meie head suhtlemisoskused, meie head läbirääkimisoskused, mis iganes oskused jätavad meid maha. Ja mis juhil siis tegelikult, mis juhiga võib toimuda, et seal võib olla sisemine konflikt. Ma tahan olla hea juht, ma tahan olla hea inimene ja siis nüüd ma pean tegema tegelikult raske otsuse, heitma kellegi justkui üle parda. Eks ole, panema ta umbes autost maha keset, ma ei tea, tundmatut kohta, kus tundub, et mitte ühtegi teeharu ei ole, mis viiks ühtegi normaalsesse kohta. Ja mis siis juhtub, on siis tegelikult see, et mida juhid teha võivad, et sageli nad lükkavad selliseid vestlusi edasi või nad panevad näiteks need vestlused hoopiski mõne teise personali inimese peale, ise isegi ei ilmu üldse kohale või siis põgenevad osaliselt nagu sündmuspaigalt, teevad vestluse alguse ära ja siis jätavad selle inimese sinna üksinda või üldse tegelikult sisuliselt temaga ei vestle. Aga muidugi seal võib olla ka teine piir, teine äär, et kui see on see, et ma nagu väldin seda igat moodi, et saaks kuidagi kaelast ära, siis võib ka teine äär olla, et ma muutun üleolevaks, ma muutun bravuurseks, eks ole, ma nagu jõuliselt, nagu uhkelt üleolevalt siis teen seda koondamist. No ja miks see juhtub, on siis tegelikult see raskete vestlustega käivad alati kaasas emotsioonid ja tegelikult nii on, et me kardame emotsioone, me kardame, ka juht kardab emotsioone, ta kardab konflikti, ta kardab süütunnet ja kuidagi ta peab oma peas selle dissonantsiga, siis kognitiivse dissonantsiga nagu toime tulema, et tahan olla hea juht, aga nüüd pean tegema väga ebainimlikke otsuseid, eks ole. Ja nagu lõppkokkuvõttes on see, et tuleks läheneda sellele olukorrale kuidagi väga teadlikult, et väga inimlik on ju nagu mitte teha või mitte tahta nagu minna sellisesse olukorda, kus nagu ma ühest küljest tahan olla hea ja teisest küljest ma pean tegema midagi sellist, mis on kuskil, ongi ettevõttele tõenäoliselt nagu oluline ja vajalik ja see raske vestlus tuleb ära pidada ja see on tegelikult juhi ülesanne neid raskeid vestlusi siiski kahjuks pidada, et meil ei ole varianti selle eest. Sul vist on üks hea näide selle kohta. Ma panen nüüd siia laua peale oma näite, et see on ju ka pana näide ja selles näites muidugi ma olen sees. Et siis tegemist oli siis ühe sellise väikese organisatsiooniga, selles organisatsioonis töötas minu hea tuttav. Nii, ja teine peategelane selles on siis selle organisatsiooni nõukogu esimees, kes oli ka minu hea tuttav. Nii, ja nüüd siis, ja see lugu juhtus tegelikult masu ajal ja ka selles organisatsioonis tuli siis koondamine, aga koondamine oli üleüldine, koondamine oli seal hästi avalik, hästi planeeritud ja kõik see, keda koondati ja mismoodi koondati, oli hästi ratsionaalselt ja loogiliselt põhjendatud. Ja seal minu arust see printsiip oli see, et koondati kõige uuemad tulijad, et need, kellel oli staaži, neid siis ei koondatud. Aga nüüd juhtus see, et see minu hea tuttav koondati ära. Nii, ja ta sai selle koondamisteate kätte ja siis selle organisatsiooni nõukogu esimees oli ka minu hea tuttav. Ja siis juhtus nii, et ma sain selle oma teise hea tuttava kokku, kes oli nõukogu esimees ja ta räägib mulle sellist juttu, et
et ma lähen siis sinna organisatsiooni, ma kõnnin seal koridori peale, ma näen, et selle koondatud inimese, aga tal oli veel 6 aega vaja töötada, eks ole, et ta istub seal oma toas, et see uks on lahti, ma näen, et ta istub. Ja siis see inimene räägib mulle, see nõukogu esimees räägib mulle, et ja ma mõtlen, et kas ma lähen sinna või ei lähe, no mida ma taga räägin, et no ei taha minna, nii õudne. Mõtlen, kõnnin seal koridor, kas ma lähen ja siis ma otsustasin, et okei, ma lähen. Et läksin, istusin tema juurde sinna tooli peale ja rääkisin temaga. Ja no ta mulle ei rääkinud, mida ta rääkis ja see oli siis tema lugu ja hästi mäletan seda, kuidas ta peegeldas seda suurt sisemist vastupanu, et ei taha minna. Ja nüüd siis läheb umbes nädal või paar mööda ja siis see teine inimene, kes oli ka minu tuttav, me satume temaga kokku, ma küsin, kuidas sul läheb ja siis ta ütleb mulle nii, et tead sa, mis see juht tuli ja rääkis minuga ja tead sa, see mõjus mulle nii hästi. Ehk siis tegelikult, mis juhtus, võib-olla seda lööki ta ei vähendanud, aga ta aitas seda just nimelt seda säilenõtkust, seda jonnipunni efekti, et ma saan selle löögi, aga ma toibun sellest kiiresti. Ehk see parandas tema seda enese väärikustunnet, seda, et ma ei ole mingisugune praht, vaid et nii juhtus, see on ratsionaalne asi ja ma tulen sellega toime ja ma tõusen püsti ja lähen edasi ja leian midagi muud. Ülitubli juht, et ta ikkagi läks rääkima, et ta sundis ennast nii-öelda läbi minema sellest ebamugavustundest. Ja vaata, milline mõju ikkagi sellel oli, et kui see annab tagasi inimesele selle eneseväärikuse tunde, siis tasub ikkagi ennast sellest ebamugavusest nagu läbi lükata. Aga see nüüd oli nii-öelda hea näide sellest juba järelvestlusest. Ja natukene annab vihje ka, mida juht võiks teha. Jah, pärast, eks ole juba. Aga lähme siit võib-olla soovituste juurde või tegelikult enne, kui me lähme soovituste juurde, et kuidas sellist vestlust siis ette valmistada, et kas... Ma mõtlen seda, et kas sa oled kohanud ka igasuguseid anomaalseid juhtumeid tegelikult, et kuidas nagu, mitte nii häid juhtumeid nagu see, mis su kogemus ütleb, mismoodi võidakse siis nagu, mismoodi juhid võivad tegelikult koondada? No ma olen näinud küll erinevaid selliseid variante, kus tõesti see vestlus on selline 2-3 minutit, no võib-olla maksimum 5, eks ole, kus juht peab monoloogi ja siis töötaja ei saagi mitte midagi öelda ja lihtsalt tõuseb püsti ja läheb ära, sest ta ei oskagi midagi muud öelda. Ehk et selline nagu kuidagi hästi kiirustamine, et sest juht tunneb ennast ebamugavalt ka ise seda tehes. Ja mina näiteks kuulnud ka, et see käib meili teel, kirja teel, või et kui inimene näiteks puhkusel on, tuleb tagasi ja ta saab meili, või siis näiteks see, et ma saan õhtul teate ja hommikul ma ei ole enam oodatud sinna. See vist on kõige hullem variant ja mul on selline tunne, ma olen näinud neid inimesi kusjuures ja nad on nagu pärast nad on nagu sedasi, et just see, et see alanduse tunne, et ma pidin korjama kokku seal kõigi nähes oma asjad ja minema kohe ära, see on päris karm. Jah, see on päris karm, jah. No ma tean veel, kindlasti neid igasuguseid kummalisi juhtumeid siis, et kuidas millised anomaalsed olukorrad võivad juhtuda, kuidas inimesi koondatakse või ära saadetakse. No näiteks üks selline suhteliselt raske juhtum on ka, kui põhjenduseks juht ütles sellele, et koondamise aluseks on kõhutunne, mis jälle inimesele mõjub siis ülimalt tugev on see löök ja ta nagu paranda, et seda säilenõtkust, et jonnipunina üles tõusta, eks ole, et seda see ei toeta sugugi. Ja muidugi see tuleb kõik tegelikult, no millest see tuleb, ma ei tea tegelikult, võib-olla tuleb see sellest, et juht ei ole ette valmistanud, aga ma arvan, et seal taga on tegelikult ikkagi see, et see on nii ebamugav vestlus. See on absoluutselt ebamugav vestlus. See on ikka nagu kõige ebamugavam asi üldse, ma arvan, mida juhi ametis on vaja teha. Just, ja just siis juhtubki täpselt see, et ma kaotan oma head suhtlemisoskused. Ja mul tuleb veel meelde see, et vaata, ma arvan, et juhid ju kardavad ka seda teise poole emotsiooni, et äkki hakkab nutma või et mis ma siis teen, on ju. Mis ma teen, kui ta nutab. Just, et mis sa ikka siis teed, siis lihtsalt oled tema kõrval, eks ju. Aga see võib tekitada ikka väga suurt paanikat ja juba seetõttu need vestlused peetakse kuidagi hästi formaalselt lühidad ja kiired, et seda emotsiooni kuidagi ei saakski üldse tekkida. Just.
ehk siis, et see inimene ei tohiks jääda sellisesse vaakumisse, kus ta tegelikult saab aru, et ta nagu katkutõbine, et keegi temaga enam rääkima ei tule, eks ole, kõik väldivad võib-olla kohvinurgas ja mis iganes, et see lahkumine ei ole täpselt nagu läbi mõeldud. Jaa. Ja aga mida siis ikkagi teha? Jaa, no ma arvan, et kõige olulisem asi on ikkagi asjad enda jaoks nagu läbi mõelda ja see põhjendamine, et miks just see inimene, et see kuidagi see protsess peaks olema kuidagi läbipaistev ja austav, et inimene saaks aru, et miks just tema kasuks see valik seekord langes. Ja ma ütleksin siis väga konkreetselt tegelikult täpselt sama, mida me rääkisime ka eelmises meie episoodis, on ikkagi see, et keeruliste vestluste puhul on A ja O ettevalmistus. Ettevalmistus ja et mida ma ütlen, kuidas ma alustan ja mis on see põhjus, kuidas ma formuleerin selle põhjuse nii, et teisel inimesel oleks võimalik tegelikult oma enesehinnang ja enesekindlust tegelikult taastada võimalikult kiiresti. Ja tegelikult juhtimisvestlustes räägitakse väga sageli ka, kasutatakse juhtimiskirjandus, kasutatakse sellist terminit, et hea vestlus on soe. Nii et kui oleks võimalik, et kas see vestlus saab olla soe, et ta ei oleks külm ja kalk. Ja no see soojus eeldab seda, et juht on oma empaatia ikkagi nagu nii-öelda välja kraapinud kuskilt. Kaasa võtnud, sest teine variant on see, et kuna see on nii ebamugav vestlus, et siis ma keeran nagu ennast emotsionaalselt hästi kinni, et jumala eest ma seal vestlusel ise midagi ei tunneks. Ja et äkki ma hakkan ise ka, mul on muuseas olnud selline olukord, et ma olen ise ka lähen koondama ja siis tuleb endal pisar. Et päris raske olukord on ju. No võtta, see ongi ka see autentsus ja ehedus, mida juhi poolt räägitakse, mida enam sa julged olla autentne ja ehe, seda suurem on sinu mõju. Ja mida suurem on sinu mõju, seda enam sa tegelikult saad organisatsiooni juhtida. Ja kui sul mõju ei ole, see tegelikult, et sa juhid organisatsioonis, on illusioon. Ja, absoluutselt. Ma arvan, et mis veel on oluline, on see, et tegelikult ikkagi nagu minna ka sinna nii-öelda kuulaja faasi, et loomulikult, kui inimene saab selle koondamisteate kätte, siis see on tema jaoks nagu suur šokk, aga et sa nagu annad talle võimaluse ka rääkida, kui ta seda soovib. Inimesed on erinevad, inimesed reageerivad erinevalt, aga et sa vähemasti oled olemas inimese jaoks ja kuulad, kui ta soovib sinuga midagi jagada. Ehk siis planeerid läbi, millal ma teda kuulan, millal on see, mida ma ütlen ja millal on see koht, kui ma teda kuulan. Just. Ja kui ma kuulan, siis sellistel vestlustel tegelikult tähendab see pikki pause. Absoluutselt. Et ma lihtsalt olengi vait ja ma olen vait ja ma olen nagu toetavalt, mitte sõbralikult, toetavalt vait ja ootan, et tal tekib võimalus, sest sellisel juhul tegelikult inimene ei hakka sulle vahele tulema või kiiresti kasutama seda võimalust, et pigem ta tegelikult vajab ruumi. Ja, aga võt, siin on jälle see pahupoole, et kuna juht on ise ka tõenäoliselt sellisel vestlusel väga ärevil, siis ta ei pruugi lihtsalt välja kanda neid pause, et inimene saaks midagi rääkida üldse. Ja, aga see on nüüd ka ettevalmistuse osa, et ta on selle läbi mõelnud. Et ta on läbi mõelnud, et see võib juhtuda, et tal võib tekkida see soov lahkuda, põgeneda sündmuskohast, et tegin avarii ja põgenen sündmuskohast. Muideks, ma olen ükskord autoga sõitnud põllu peale. Õnneks küll midagi ei juhtunud ja mis ma siis tegin, oli see, et põgenesin sündmuskohast võimalikult kiiresti. Isegi ei vaadanud, kus kohast ma põllu peale sõitsin. Ja kruusa peal muideks läksin libisema. Okay. Aga räägi mulle ikkagi, et ka see tugi, mida saab inimestele pakkuda, sa rääkisid väga oma sellise unikaalse loo, kui sa koondasid 10 inimest. Ja et selles mõttes ma arvan, et kui me koondame olulist inimest, nii nagu ju meil siin Riina loos täna on, et siis tasub ikkagi läbi mõelda ka see, et mis on see tugi, mida me saame organisatsiooni poolt inimesele veel siit kaasa anda. Et see natukene, see muidugi ei võta ära seda koondamisest tulevat valu, aga ta ikkagi pehmendab ja leevendab, et see inimene on tähtis ja et ma olen ta
enda peale mõelnud, see annab selle sõnumi. Ja toona, kui mina siis, minul oli see 10 inimese koondamine, siis me tõesti kasutasime ära kõik võimalikke variante, kutsusime töötukassast inimese kohale, kes rääkis erinevaid tööturu variante ja kuidas nendel seal süsteemid töötavad. Võtsime veel sisse ühe koolituse, kuidas CV-sid koostada, kuidas ennast paremini müüa. Kauplesin välja kõigile ka kuldse käepigistuse, et ei läheks ära inimesed nagu halva maiguga, et olen siin 15 aastat töötanud, aitäh nägemist, on ju. Et ikkagi nagu, see, et inimese panus loeb, et mõtle läbi, et kuidas ma saan tekitada inimesele selle tunde, et tema panus on tegelikult ka olnud oluline. Ja just, ma ei tea. Ja mis mina olen kogenud, et kui ma oma coachingu klientidega, et väga sageli järjest enam tegelikult juhtubki nii, et kui inimesed koondatakse või mis iganes toimuvad mingid muudatused, siis neile tegelikult pakutakse seda personaalse coachingu võimalust, mida just. Siis organisatsioon saab kinni maksta. Nii et see on ka tegelikult see, mis on tore, et organisatsioonid juba pakuvad ja kui ei paku, tegelikult võiks ka küsida. Kui öeldakse ei, siis öeldakse ei, aga äkki ei öelda. Just. Aga mis sa, Ruti, arvad, kas selline kuidagi kiitmine ja tunnustamine ja meie moka peale määrimine seal lõpus viimasel vestlusel, et oi küll sa ikka oled nii väärtuslik ja tubli olnud, aga me peame sind koondama. Et kuidas sellega lood on? Ja, et see kuulub ka vaata nende soovituste hulka, mida sageli öeldakse, et anna talle positiivselt tagasidet. Ma ei tea tegelikult, ma arvan, et see on selline peen küsimus, sellepärast, et kui ma nüüd ütlen sulle, et ma annan sulle edasi selle koondamisteate ja samas ütlen, et sa oled nagu hea tegija, siis võib tekkida väga suur dissonants, et see, kellele ma seda ütlen, võib tegelikult minna ülimalt vihaseks või endast välja. Ja samas, kui ma oskan seda õige koha peale öelda, mis sa arvad? Ma jään praegu mõtlema nagu jälle selle oma loo peale, et kuna meil oli toona ju struktuuri muudatus, et seal ei olnud seda olukorda, et võt just nagu, et see et võt mingid inimesed, tegelikult ka seal ikkagi jäid ju mingid inimesed, see vist ei ole ikkagi hea näide, kui ma niimoodi mõtlen. Aga et kui on mingisugune selline olukord, et see asi nagu ei jätkugi, on ju, et see töö nagu saabki otsa, siis miks mitte nagu ikkagi, et ma saangi ju kiita sellisel viisil, et tunnustada sellisel viisil, et ma olen olnud väga rahul sinu tööga, aga praegu on lihtsalt olukord selline, et ma ei tea, see ametikoht näiteks kaobki täitsa ära. Ja. Nii et ma arvan ka, et see tegelikult võib olla väga hea, aga see tuleb väga tundlikult teha, et saada aru, et see mõjuks umbes nii, et et ma tunnetan ära ja mu hääletoon on selle juures hästi vajalik. Ja ma võin praegu näite tuua ühest juhist, kellel oli hästi suur konflikt oma alluvaga ja talle siis anti nõu, et selle konflikti lahendamiseks tuleks seda alluvat tunnustada, aga konflikt nende vahel oli väga suur. Ja nüüd, kui ta läks seda alluvat tunnustama, siis alluv tuli talle peaaegu kättega kallale, sest see ei olnud ehe. Ahaa, lausa nii. Seepärast, et nende vahel oli nii suur konflikt ja nüüd, kui sa lähed seal ütlema, et okei, et mul on hea meel, sa oled seda hästi teinud, siis et see peab olema aus, eks ole, et see peab olema ikkagi ehe. Ja. Aga mul on üks juhtum, mida ma võib-olla võiksin siin praegu jagada. Mul oli ühes suures organisatsioonis mõned aastad tagasi, juba päris mitu aastat tagasi, selline aktiivse kuulamise koolituste põhjalik arenguprogramm, kus kõikidele juhtidele õpetati aktiivset kuulamist, mitte aktiivset koondamist, aktiivset kuulamist ja see ei olnud mingi pelgalt ühepäevane koolitus, vaid see oli tegelikult terve selline pikk programm, kohtusime nagu mitme päeva jooksul ja palju gruppe oli, kõik juhid selle läbisid. Ja oli hea koostöö selle organisatsiooni personalijuhiga ja siis, kui ma olin juba seal tükk aega töötanud, siis ta rääkis ühe sellise loo. Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga nad koondasid ühe inimese ja nad läksid koondama ja seal oli tiim tegelikult, et seal oli siis selle inimese juht, seal oli midagi veel, siis oli personalijuht ja siis oli see inimene, keda koondati. Ja ta ütles, et see koondamise protseduur viidi siis läbi, talle anti see info edasi, kõik see tehti ära ja nüüd need juhid lahkusid sealt ruumist.
ja personalijuht ütles, et ma ütlesin sellele inimesele, et et istume veel natukene siin. Ja siis ta ütles, et me istusime seal. Ja ta ütles, et ma peaaegu midagi ei öelnud. Et ma vist küsisin ta käest, et kuidas sa ennast praegu tunned. Ja siis ta ütles, et seal oli väga-väga palju pause, väga pikki pause. Siis see inimene hakkas nutma, ta rääkis midagi. Personalijuht valdavalt ainult kuulis. Ja ta ütles, et tal oli endal nii hea tunne, et kui see lõppes, siis ta sai aru, et selle inimese pea oli sentimeetri võrra rohkem püsti. No väga ilus lugu ja noh, tõesti nagu nii teadlik personalijuht, ilmselt tänu sinu sellele pikale koolitusprogrammile suutis ta jääda sinna kohale tõesti ainult kuulama. Ja see on ikkagi teadlikkus, et ma otsustan seda, et ma jään, seepärast, et minu sees võib olla ka tahtmine põgeneda. Absoluutselt. Sest me intuitiivselt neid emotsioone kardame, ma tahan põgeneda, aga kui palju ma tegelikult saan seda inimest niiviisi toetada tema toibumise protsessis. Väga äge näide, et oleks meil kõigil julgust ja oskust nagu jääda kohale ja pidada neid kandvaid pause siis ikkagi nagu sellisena nagu välja. Aga tuleme tagasi ikkagi Merle loo juurde, et Merle nüüd ikkagi ju on seal ristteel ja tal on vaja see oluline vestlus maha pidada, et mida me talle siis soovitame, et kuidas ta seda vestlust ette peaks hakkama valmistama? Ja, et Merle võib ennast tunda nagu nii, et ta sõidab kusagil suure kiirtee peal, keset kiirteed peab püsti peatama, panema inimese maha ja kiirtee pealt ei ole haruteesid selle koha peal kuhugi. Ja. Okei, aga proovime, teeme ühe näidisdialoogi. Kuule jaa, teeme ühe näidisdialoogi. Kas sa oled valmis olema juhi rollis? Jaa, teeme siis nii. Mina olen juht ja sina oled siis see, kes saab koondamisteate. Jah, et siis sina oled siis praegu Merle, jah? Ja me ei tea seda. Jah, mina olen siis Merle, sina oled siis justkui nagu selles juhtumis oli natuke Mati. Jah, just, ma olen siis Mati. Nii. Mina olen juht, ma hakkan pihta. Aitäh, et sa tulid. Et nagu sa tead, meil on pikka aega üleval koondamise teema ja mul on juhina olnud väga raske seda otsust teha. Ja me oleme tegelikult rääkinud ka sellest, et otsustamise aluseks on siis tänased oskused ja tuleviku oskused, mida meil on vaja. Okei. Kas ma siis saan aru, et sa oled mind praegu koondamas, sest mul ei ole kõiki neid oskusi? Jah, et tõesti, see on nii, see on olnud väga raske otsus minu jaoks, väga raske ja ma tegelikult saan väga hästi aru, et see on sinu jaoks suur šokk. Ja tegelikult löök. No ja on küll minu jaoks praegu see suur löök. Aga ma saan aru ka, et eks on ju olnud need mingid teemad, millega ma ei ole siin hästi ise toime tulnud, et aga ikkagi üks uudis on mulle natukene praegu nagu lagi pähe. Ma saan aru, et see on väga raske. Ma tegelikult ikkagi tahan praegu öelda, et ma väga kõrgelt hindan sinu panust. Ja olen väga siiralt tänulik kõige selle eest, mida sa meie organisatsioonil oled andnud. No mis sest enam? Ma tahan sind igati toetada selles protsessis. Me oleme personalijuhiga läbi rääkinud, valmis mõelnud tegelikult seda. Ja ma tahaksin kindlasti sinuga rääkida veel ennem, kui sa lähed ära, et niipea kui sa tunned, et see võiks olla okei, kas homme või ülehomme, et siis ma küsin homme, et kuidas sa tunned. Okei. Ja stopp. Nii, stopp. Nii, et nüüd selline proov tuli ja väga huvitav oli siis see, et ma justkui nüüd tegelikult ju ütlesin sulle, et ma hindan sinu panust. Jah, aga ma pean ütlema, et mingisuguse koha peal ma vajusin mingisugusesse sügavasse kurbusesse juba ära, et see
et see kuidagi jah, mingisuguse keskosa peal see, et kus kui sa ütlesid, peegeldasid mulle kenasti tagasi, et see on mulle paras šokk, siis et see šokitunne oli ikkagi nagu väga tugev minu sees, et ma ei saanud sealt kuidagi seda enam nagu maha raputatud, et sa küll tunnustasid mind, aga see väga hästi mulle enam praegu kohale ei jõudnud. Kas see tunnustamine oleks võinud olla tegemata? No seda ma ei ütle, et ma arvan, et see võib-olla... Aga sa tegelikult ei kuulnud seda, eks ma ei ole? kuulnud kõrvad seda olid juba kinni. Ja, mu kõrvad olid juba kinni, jah, sest see šokitunne oli juba nagu nii suur, et võib-olla, kui ma tagantjärgi ikkagi mõtlen selle peale, siis see on ilmselt ikkagi mulle oluline, et sa mind tunnustasid seal lõpus ka, aga ma enam ei kuulnud seda hästi. Okei. No ma nagu mõtlesin, et kas tuua siia personalijuht sisse, kas öelda, et personalijuht on olemas. Mis sa arvad selles suhtes, et juht ja personalijuht nagu on tandemid, kes toetavad üksteist ja personalijuht siis lepivad kokku rollid ja personalijuht toetab teda, sest personalijuhil on ju see nõndanimetatud neutraalne vaade alati või neutraalsem. No võt, ma arvan, et see hästi sõltub nagu sellest, et milline on selle personalijuhi kuidagi nagu roll ja positsioon organisatsioonis, kui hästi ta üldse neid inimesi tunneb, et kui personalijuht on selline võib-olla kauge inimene sellele inimesele, et ta on seda personalijuhti ainult paar korda elus üldse näinud, siis ilmselt see ei tööta sellisel viisil. Samas, kui on personalijuht kuidagi inimestega hästi sinasõber ja väga tihedas suhtluses, siis ma arvan, et võiks päris hästi töötada nii nagu ka sinu näites ju see, et personalijuht aitab nagu seda emotsiooni seal siis veel kuidagi nagu protsessida. Aga ma võib-olla tahaks üldse nagu rõhutada seda, et ega me sellest šokist ei pääse niikuinii. Et inimesele see šokk ju nagu tuleb. See tuleb kindlasti, et ma ei saa mitte midagi teha, see tuleb. Just. Ja see on, kuna ma tean, et see tuleb, siis see ongi see, mida ma nii kohutavalt kardan. Just. Et see tuleb nagu kuidagi nagu üle elada ja see sõltub hästi ju, kuidas inimesed on nii erinevad, see vastuvõtlikkus on nii erinev. Praeguse näite puhul nagu see kuskil see šokk tekkis juba seal kuskil enne seda ikkagi alguses, ikka suhteliselt alguses, eks ju. Et siis sellisel juhul ei olegi mõtet võib-olla nagu väga nagu edasi sealt enam nagu vestelda, et küsida, et kuidas sa soovid, et kas sa vajad praegu aega. Ja kui inimene ütleb, et ma praegu vajan aega, siis lubadagi tal, ma ei tea, tööpäev tänaseks lõpetada ja minna koju ja rahulikult seedida seda asja, tulla nagu järgmisel päeval ikkagi selle teema juurde uuesti tagasi. Ma juhina võiksin öelda ka nii, et okei, et ma saan aru, et see on sulle väga suur šokk, eks ole. Ja et ma tahan sinuga kindlasti veel mitu korda rääkida, me oleme mõelnud ja me tahame hästi toetada seda, kuidas sa siit lahkud. Just. Kas sa praegu tahad teha ühe väikese time out'i, natuke mõelda ja siis me saame homme sellega edasi minna? Kuidas sa tunned ennast praegu? Jah, ma praegu tahaksin teha väikese time out'i. Jah, okei. Et nüüd meil nagu natuke jätkasime. Eks, et see on selline tunnetamise küsimus, et ma olen hästi kohal juhina, ma olengi teadlik, et seal tulevad need emotsioonid, ma ei põgene ära, ma pean pikki pause, ma peegeldangi seda, et see on talle raske, eks ole. Just. Jaa, aga mul on selline tunne, et tegelikult koondamine ei pea ka olema alati nagu niivõrd raske, et jah, koondamine on raske, aga see võib olla ikkagi ka nagu mingitel hetkedel nagu selline kergendus, kes on nagu tõesti juba võib-olla pikka aega oodanud seda teadet, siis see koondamine võib-olla nagu sellisel kujul, et see koondamisvestlus võib ka minna väga sellisena, et inimene tuleb ja ta juba nagu ootab seda koondamisteadet. Ma saan aru, sul on endal üks hästi tore, see sama näide, kui sa 10 inimest koondasid, kuidas see lõppes? Jaa, see kogemus lõpuks oli tõesti väga positiivne, ega ma teiste eest ju otseselt rääkida ei saa,
et koondamine igal juhul on ju iga inimese jaoks natuke kurb, aga see, kuidas me selle nagu olukorra nagu lõpuks lõpetasime, oli siis see, et meil oli ühine suur äge pidu, kus sai palju nalja, kus jagasime kingitusi, igale inimesele olin tellinud veel ka siis personaalselt nendele inimestele mõeldes joonistatud navitrolla pildid, nii et see selles mõttes see selline nii-öelda koondamise hetk ja see lahkumise hetk, selle annab teha inimeste jaoks ka nagu üsna selliseks meeldivaks kogemuseks. Ja, et ühesõnaga tegelikult oli tore pidu, eks ole, need inimesed jäid tiimina kokku, järgmine päev on see kurbus ja see üksindus, eks ole, aga mu enesehinnang on jäänud tervemaks. Just. Et kas ta täitsa terve on, aga mul on lihtsam edasi minna ja lihtsam toibuda. Okei, aga teeme siis kokkuvõtte. Teeme kokkuvõtte. Ja ma arvan, et esimene samm ikkagi on see, et me peame teadvustama ja ilmselgelt on koondamine igal juhul raske vestlus ja ka siin on see ettevalmistus on kõige olulisem, et ma olen selle läbi mõelnud, kuidas ma midagi väljendan. Ja oluline siis teada, raske vestluse puhul lähevad tööle meie kaitsed. Kaitsed võivad olla siis väga erinevad, aga väga sageli on siis see, et ma tahan põgeneda, ma ei taha kohal olla, ma ei suuda pausi pidada. Ma üritan vältida, et siis see on esimene soovitus, mitte vältida sellel vestlusel ja edaspidi, kui see inimene veel seal paar nädalat või kuu aega töötab, tegelikult mitte vältida, vaid rääkida temaga. Ja see aitab tal kiiremini toibuda, kiiremini endaga toime tulla. Absoluutselt. Ja siis see, et muidugi see ei lõppe sellega, enamikul juhtudel inimene ütleks sulle, et jess, seda ma ootasingi, väga tore, et sa mind ära koondad. No, üksikutel juhtudel see nii võib olla, aga enamasti mitte. Ja võib-olla rõhutaks veel seda, et hästi oluline on siis, kui sa ikkagi seda vestlust ette valmistad ja planeerid, et sa mõtled läbi, et kuidas sa oled selle valiku kasuks, kuidas sa oled selle valikuni jõudnud, ehk et põhjendus, läbipaistvus ja et sa räägid sellest ausalt ja teist austaval viisil. Ja ma ütleks võib-olla kokkuvõtvalt siia lõppu, et kui sa pead kedagi koondama, siis koonda seda inimest nii, nagu sa tahad, et sinu last kunagi koondatakse. See on küll väga ilus lõpumõte, Ruti. Aitäh, head kuulajad, kes te lõpuni jõudsite. Ja kui sa soovid, et sinu lugu oleks järgmine, mida me siin Rutiga lahti arutame, siis saada meile oma lugu juhtristteel@gmail.com. Aitäh kuulamast. Jälle kuulmiseni. Oota, mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juht, kui soovid, et sinu juhtum ristteele asetatakse ja talle õige suund leitakse, saada oma loo kirjeldus e-mailile juhtristeel@gmail.com. Ruti ja Aili muudavad loo anonüümseks ja kajastavad juhuvaliku alusel. Ruti ja Aili ei vastuta selle eest, et pakutud lahendusvariandid sinu tingimustes kindlasti sama tulemuse annavad. Juht ristteel.